Tere! Mina olen siin, et teha teiega koos üks väga põnev avastusretk. Lähme ja uurile koos meie suurt ja imeilusat merd. Ma räägin hästi rahulikult ja selgelt, et me kõik uutes asjadest aru saaksime. Kas oleme valmis? Nii, hakkame pihta. Aga kõigepealt on mul teile üks suur küsimus. Vaata seda küsimärki siin ekraanil. Küsimus on, miks on meri meile üldse tähtis? Mõtte korraks, miks meil on merd vaja ja mida me sealt õigupoolest saame? Hoia see mõte praegu enda teada, sest me hakkamegi koos neid vastusteid otsima. Meil on tänasel retkel 5 päämist teemat. Esiteks, vana aeg mere ääres. Teiseks, laevad ja suured sadamad. Kolmandaks, kalad ja toit merest. Neljandaks, elekter ja internet merepõhjas. Ja viimaseks, lõbus puhkus mere ääres. Plaan on paigaseks. Liigume edasi. Alustamegi esimesest teemast. Vana aeg mere ääres. Kujuta ette, et me rändame nüüd ajas tagasi, kohe väga-väga kaugele minevikku. Vaata nüüd korraks seda kaarti. Näed seda väikest punast täppi. See seal on Pulli asula. Just seal asub Eesti kõige vanam teadaolev elukoht. Inimesed elasid seal tuhandeid aastaid tagasi ja mis on eriti huvitav, nad tegid oma kodud just nimelt vee lähedale, sest vesi andis neile kõik eluks vajalikku. Jätame siis meelde. Pulli asula on kohe väga vana. Inimesed on tõesti aegade algusest saati tahtnud elada mere lähedal. See on meile ajaloo mõistmiseks üks väga oluline teadmine. Nii, lähme teise teema juurde. Laevad ja suured sadamad. Uurime natuke, kuidas me kasutame merd tänapäeval selleks, et asju ühest kohast teisele liigutada. Vaata seda vaadet. See on Paldiski. Kunagi ammu oli see lihtsalt üks pisikene kalameeste küla, aga vaata, milline ta on nüüd. Me näeme siin hiiglaslikke kraanasid, laiu teid ja tõeliselt suurt sadamat, kuhu mahuvad hiigalaevad. Oot, aga mis see sadam täpselt on? Teeme selle kohe selgeks. Sadam on laevadele nagu üks suur ja turvaline parkla. Kui auto parkib parklas, siis laev parkib sadamas. Sadamas saavad laevad rahulikult seista, kuni nende peale tõstetakse näiteks autosid, toitu või riideid ja hiljem laaditakse need jälle maha. Aga miks on just laevaga hea kaupa vedada? Selleks on 3 väga lihtsat põhjust. Esiteks, see on soodne. Teiseks, ühte suurde laava mahub lihtsalt uskumatult palju asju. Palju rohkem kui ühtegi autosse. Ja kolmandaks, merel ei ole ummikuid. Kui autod passivad tihti maanteel pikkades järjekordades, siis meri on lai ja laevad saavad seal vabalt liikuda. Muidugi, Eestis on talvel ju väga külm ja meri läheb sageli jäässe. Kuidas laevad siis üldse sõita saavad? Vaata seda tugevat laeva siin pildil. See on jäälõhkuja. Jäälõhkuja on nii raske ja tugev, et ta sõidab ja murrab paksu merejää lihtsalt katki. Tänu sellele saavad teised laevad turvaliselt sõita ka keset kõige külmemat talve. Vaatame nüüd seda hoonet siin. Mis sa arvad, mis pikk torn see on? Ta seisab seal uhkelt kivisel rannal ja tal on selline punane müts täitsa tipus. Kas sa tead, milleks see ehitis seal on? See on majakas ehk tuletorn. See on üks väga kõrge maja, mille kõige tipus on tugev tuli. See tuli töötab öösel laevade jaoks justkui valgusfoor või teeviit. Majakas aitad kaptenil pimedas õige tee leida, et laev ohtlikele kividele otsa ei sõidaks. Nii, olemegi jõudnud juba 3. teemani. Kalad ja toit merest. Meri ei ole meile ainult tee reisimieks, vaid see on tegelikult ka nagu üks suur ja rikkalik söögilaud. Siin me näeme kalamehi oma laevas. Kalapüük on Eestis üks kõige vanemaid ametid üldse ja vaata vaid, kui tohutult palju pisikesi kalu neil nendes suurtes kastides on. See annab paljudele inimestele nii igapäevase toidu kui ka olulise töökoha. Vaatame üle, millised need meie peamised kalad on. Siin nimekirjas on meil räim, kilu ja lest. Pane tähele, räimel on siin isegi väike kroon juures. Tead miks? Sest räim on Eesti rahvuskala. See on meie riigi kõige tähtsam kala. Neid samu kalu me paneme sageli soola ja teeme nendest maitsvaid konserve. Aga tead mis? Meres on veel midagi põnevat peale kalade. Vaata seda jämedat kõit siin vee all. Need on rannakarbid, mida inimesed on hakanud lausa ise kasvatama. Need karbid on tegelikult tõelised superkangelased, sest nad söövad mereveest mustust. Nad on nagu pisikesed ookeani koristajad, kes teevad Läänemere vett puhtamaks. On ju äge? Liigume nüüd 4. teema juurde. Elekter ja internet merepõhjas. Nüüd räägime asjadest, mida me tegelikult igapäev isegi ei näe, aga ilma milleta oleks meie elu üsna keeruline. Näed neid suuri valgeid poste otse merevees. Need on tuulikud.
kui merel puhub tugev tuul, siis need hiiglaslikud masinad teevad meile elektrit. Tänu sellele saame kodus tuled põlema panna. Aga kui me vaatame alla, siis sügaval merepõhjas jooksevad laiad kaablid. Seal asub meie internet. Tänu nendele vealustele juhtmetele saame sõpradega suhelda ja lahedaid videoid vaadata. Nii et meri ühendab meid kõiki. Ja nüüd minu vaildamatu lemmikosa. 5. teema, lõbus puhkus mere ääres. Jah, meri on meile kasulik, aga see on ka fantastiline koht mängimiseks ja puhkamiseks. Vaata seda imeilusat ja pikka liivaranda, see on Narva Jõesuu. Kujuta ette, see on Eesti kõige pikem liivarand, see on tervelt 8 kilomeetrit pikk. Siin on suvel lihtsalt imeline ujuda, liivalosse ehitada või niisama mõnusalt liival puhata. Kuid vahel saabuvad meie sadamatesse hoopis teistsugused hiiglased. Need on kruiisilaevad. Sisuliselt on need nagu vee peal ujuvad hiiglisuured hotellid. Ühe ainsa sellise laevaga reisib korraga tuhandeid turiste, kes tulevad siia Eestit avastama. Aga meri pakub ka rahustavat vaikust. Siin me näeme inimesi, kes teevad midagi väga lahedat. Nad vaatlevad lindu, linnuvaatlus. Neid aitavad suured binoklid, et näha linde, kes on väga kaugel. See on mõnus ja hariv tegevus värskes õhus. Meie avastusretk hakkab vaikselt lõpule jõudma. Teeme ühe kiire kokkuvõtte. Niisiis, loeme koos. Ma tean nüüd, et esiteks, meri annab meile toitu. Teiseks, meri on asendamatu tee laevadele, et kaupa vedada. Ja kolmandaks, mere ääres saab imehästi puhata. Need olidki need kõige tähtsamad teadmised tänasest päevast. Ja siin on minu viimane küsimus sulle. Mida sina mere ääres kõige rohkem teha armastad? Kas sulle meeldib seal ujuda või hoopis ilusaid kivi korjata? Mõtles selle peale ja aruta seda hiljem julgelt oma õpetaja ja kaaslastega. Suur aitäh, et täna minuga koos seda põnevat mereteemat uurisid. Näeme jälle